Väga tore, et olete kõik leidnud aja, et selles infotunnis osaleda. Räägin tõesti põgusalt sellest, mis on kõige olulisemad teemad ja aspektid, mida peate arvestama projektide elluviimisel. Ja kui teil tekib mingeid küsimusi, siis me võime kokku leppida, et te küsite neid kohe jooksvalt ja vahele, et te võite julgelt oma mikrofoni lahti teha. Et kui te kirjutate, siis ma lihtsalt nii hästi ei näe, nii et pigem andke kohe märku. Kui te tõstate käe seal selles süsteemis, siis ma ka tegelikult näen päris hästi, aga kirjutades nii hästi ei ole. Nii et siis lepime kokku, et võite vahele segada. Aga igal juhul, mis on siis kõige olulisem, mis me täna räägime, et ühelt poolt, kuidas neid tegevusi ellu viia ja sellega on seotud tegevusaruanne, mis ootab teid projekti lõpus ja siis teiselt poolt toetuse kasutamine ehk siis rahaline pool ja sellega käib kaasas kuluaruanne. Et igal sellel puhul on omad mõned olulised punktid ja mõned nõuded, midagi on meeldetuletuseks. Väga palju ma usun, et tegelikult teate, aga hea meeles pidada. Aga enne kui ma päriselt alustan, siis tegelikult tahtsin näidata seda pilti, mis sellel aastal siis on. Meil on kokku üle Tallinna peaaegu et 50 kogukonnaaeda. Pilt on väga toredalt kirju. Eriti hea meel mul on, et Haaberstisse on lõpuks tekkinud rohkem kui üks kogukonnaaed. Et varasemalt arvestades suurt elanike hulka on seal olnud ainult üks koht ja sellel aastal lisandub terved 2. Ja siin on mõned veel lisandunud ka kesklinna ja mujale. Nii et väga vahva pilt. Ja tegelikult meil on ka eraasutused ja ka munitsipaalasutused, kes tegelevad linnaaiandusega. Siin on pilt veel kirjum, et lihtsalt teile selline ülevaade, et kui palju veel inimesi ja organisatsioone üle linna sellega tegelevad. Et toredad tegevused levivad hästi. Aga siis asja juurde, et alustuseks selline väga igav jutt, aga oluline, et see kõik, mis ma räägin, ei ole minu peas välja mõeldud, vaid mina samamoodi nagu ka teie pean lähtuma linna eeskirjadest ja korrast ja konkreetselt siis mittetulundustegevuse toetuse andmise korrast. Tegelikult, kui te tahate olla täpsed ja ennast kurssi viia, siis tegelikult soovitan need 2 dokumenti lahti teha ja läbi lugeda, kui nad on päris pikad ja kõik ei puuduta just meie vooru. Siis ma tõin välja ka need konkreetsed peatükid ja paragrahvid, mis on olulised. Ja need lingid on aktiivsed, et pärast ma jagan teiega slaide, saate neid iseseisvalt vaadata, et siin ma neid praegu lahti tegema ei hakka. Aga kõik see, mis ma räägin täna, tegelikult tuleb just nendest 2 kohast. Ja nüüd, kui me räägime aruandest, sest lõpuks kõik lõpeb sellega lõppkokkuvõttes, siis oluline on meeles pidada, et seda te esitate samamoodi, nagu te esitasite toetust läbi iseteeninduskeskkonna ja seda tuleb teha 30 päeva pärast seda, kui teie projekt lõpeb. Teil igal ühel on projekti lõpp erinev, see sõltub, kuidas te ise määrasite. Mõnel see võib olla juba siin suvel, mõnel on see septembri lõpp või oktoobri lõpp, siis sellest vastavalt 30 päeva pärast seda on aruande aeg. Saab ka tähtaega pikendada, kui on tõesti vajadus, aga ma ei soovita jätta seda viimasele hetkele, kindlasti mitte jätta seda jõuludele. Et tegelikult väga paljudel juhtus see eelmine aasta nii, et keegi tegelikult ei taha siin pühade ajal hakata mingeid asju täitma ja üle vaatama, kaasa arvatud ka mina. Nii et teeme nii, et me püüame seda kõik vältida. Aga ma korraks näitan nagu meeldetuletuseks, et kust see siis täitmine käib. Et oskaksite seda üles leida. Et see süsteem on paljudele teile siis tuttav, nii näeb välja teie taotluse siis üldvaade. Siin on kogu info teie projekti kohta, pealkiri, kõik, mis te olete nüüd täitnud ja aruanne on nüüd selles samas vaates kõige viimane plokk, ongi aruanne. Ja siin on eraldi olemas kuluaruanne ja aktiivne link selle peale minemiseks ja tegevusaruanne.
Ja siit te saate ka vaadata, mis on teie aruande esitamise tähtaeg. Et näiteks selle projekti puhul on see novembri lõpp, kuna nende tegevused lõpevad oktoobri lõpus. Ja siis kuluaruande jaoks saab minna täitma ja siin on siis eeltäidetud või siis kuvatud need summad, mis teil olid taotlemisel ja saate neid hiljem siis täita, et mis on päriselt olnud see pilt faktipõhiselt. Ja samamoodi on tegevusaruandega. Ahah, väga ei taha mind siia lasta, aga pole hullu. Igal juhul tegevusaruanne on samamoodi, et saate sealt minna ja hakata täitma, et lihtsalt see koht oleks teile juba eelnevalt tuttav, et paljud on küsinud, et kus see aruanne siis päriselt on. Et ma loodan, et siiamaani on olnud kõik enam-vähem selge, et saab edasi minna. Et mida siis arvestada projekti elluviimisel? Esiteks, nagu te teate, oleme me kõik rõõmsalt liikumas ikkagi keskkonnahoidlikumate põhimõtete poole ja seda ka meie enda tegevustest. Ehk siis tõesti proovige läbi mõelda iga oma projekti puhul, et oleks võimalikult vähe ebavajalikke materjale, pakendid, et koguksite jäätmeid liigiti. Väga oluline on nõue, et toitu ja jooki serveeritakse ainult korduvkasutatavates topsides ja taldrikutes, ehk siis ka biolagunev ühekordne nõu ei ole lubatud. Ja võimalusel kasutage kohalikke tooteid, kohalikke teenuseid, hooajalisi toitu ja nii edasi. On olemas ka täitsa kokku pandud juhend, mille aktiivne link on siin ka olemas, te saate pärast lugeda. Aga selliseks juhindumiseks kasutage seda julgelt ja mõelge läbi, et ka meie projektid oleks päriselt keskkonnasäästlikud. Aga siis nüüd lähtuvalt sellest, mis te kirja panite, et tõesti juba mõnda aega tagasi te kirjutasite oma projekte, et soovitan endale korraks pilgu peale visata, et meelde tuletada, mis olid siis need eesmärgid, indikaatorid ja tegevused nende ajakavaga, mis te paika panite, sest nende kohta tuleb pärast tegevusaruandes anda tagasisidet. Ehk siis, et teil oleks meeles, et kui teil oli indikaatoriks osalejate arv, et te päriselt projekti jooksul jälgite, kas ta osalejate arvu mitte ei tule teile üllatusena alles aruandes, et tegelikult pidin osalejaid kokku lugema, aga nüüd siis mõtlen kuskilt laest, võtan selle numbri, et tehke oma elu lihtsamaks ja tuletage meelde, mis te ise kirja panite. Ja üldine selline üleskutse, et kindlasti tehke seda projekti nähtavalt, jagage oma tegevusi teistega. Mis puudutab sotsiaalmeediat, siis meil on olemas Facebookis grupp Söödav linn Tallinn. Ja lisaks on olemas Tallinnal ka selline ürituste huvitegevuste veeb nimega Huvi lühidalt, et seda kasutage ka julgelt ja sõltuvad siis sellest, kus teie projekti tegevused toimuvad, kaasake kohalikke elanikke, et ma usun, te teate neid kanaleid ka väga hästi, aga tõesti oma kogemuselt võin öelda, et väga paljusid huvitab, aga tihtipeale see info ei pruugi jõuda, et julgelt rääkige. Ja läbi minu saab ka kindlasti laiema kõlapinda, et kutsuge mind ka ja jagage ka minuga oma tegevusi. Ja siis nüüd selline jällegi väga üldine oluline põhimõte. Ärge unustage mainida, et tegemist on Tallinna linna toetatud tegevustega. Et see on tõesti kohustuslik. Iga siis trükisel või kirjelduses kas logona või sõnadega ära mainida. Ei ole nüüd oluline, kas te kasutate konkreetselt Tallinna Keskkonna Kommunaalameti logo või Tallinna logo, et see on selline maitse asi. Mina võib-olla ütleks, et võib-olla Tallinn näeb välja kuidagi konkreetsem ja lõpuks ei ole ju vahet, mis konkreetne amet sellega tegeleb. Aga kui te otsustate ametit mainida niipidi, siis see on ka täiesti lubatud ja normaalne. Et võib-olla logo puhul veel seda, et arvestage, kui teil on tume taust, siis kasutage valget logo
jällegi nendelt aktiivsetelt linkidelt saate need failid kätte erinevas formaadis, ka kujundusformaadis, kui teil vaja on. Ja kui logo kasutamine on keeruline, no näiteks teil on ürituse kirjeldus, siis siin paremal ka on üks tore näide, kuidas lihtsalt postituses on mainitud, et tegemist on Tallinna toetatud üritusega või projektiga või kuidas iganes te soovite seda sõnastada. Et seda kiputakse unustama, aga oluline ikkagi meeles pidada iga kord. Nüüd, kui te projekti hakkate ellu viima, tihti juhtub, et tulevad mingid muudatused, kas siis ajakavas või selle sisus, et see kõik on väga normaalne. Seda ei pea otseselt iga kord kooskõlastama, küll aga kui tekivad väga suured muudatused, väga põhimõttelised, et näiteks teil kogu kontseptsioon muutub või programm muutub või te ei ole kindel, kas siis on see suur või väike muutus, siis igaks juhuks võite ikkagi minuga ühendust võtta ja läbi rääkida, sest toetust ju antakse konkreetsete tegevuste jaoks, mida te olete kirja pannud, kui need muutuvad, siis see on ju mingi muud tüüpi projekt juba. Et igaks juhuks võite ikkagi läbi rääkida. Ja siis tegevusaruanne, kui te selleni jõuate, tõesti ei pea olema selline puine ja kindlasti mitte bürokraatlik, et pigem võtke seda kui ka eneseanalüüsi, rääkige nii headest kui veadest, mis õnnestus, mis ei õnnestunud, tooge välja selgitusi, et miks mõni üritus näiteks jäi ära või miks ma ei tea, näiteks planeerisite ambitsioonikalt teha, ma ei tea, 15 üritus, aga tegite 10, et mis põhjusel, see ei tähenda, et me kuidagi raha tagasi nõuame, kindlasti mitte, kui raha on ära kasutatud. Et see on väga normaalne, et kõik ei lähe alati nagu on planeeritud. Etteruttavalt arvestage, et tõesti vaadake üle, et kõik oleks seal täidetud. Ja lisamaterjalidena jällegi arvestage, et oleks väga tore näha fotosid ka, sest kui me loeme teksti, siis see on üks asi, aga kui mõni visuaalne materjal on juures, annab palju paremini edasi ja lõpuks aruandeid peale minu, kes ma käin ka koha peal väga tihti, sest mul väga pakub huvi, mis te teete, vaatab aruandeid üle ka minu teised kolleegid ja nende jaoks on see visuaalne materjal väga oluline. Ja kindlasti on vaja juurde lisada kas failina, veebilingina, kuidas iganes mõni tõestusmaterjal, et olete päriselt ka Tallinna linna maininud oma ürituste jooksul. See võib olla plakatifail, see võib olla link teie Facebook üritusele või postitusele, kus te olete Tallinna maininud, koduleht, mida iganes, aga midagi, kus me oleme näinud, et Tallinna linn on kajastatud. Ja siis siin on mõned lihtsalt näited teile, mida pärast saate põhjalikumalt vaadata, et kuidas on siis lõpuks tegevusaruandest eesmärkidest antud nii-öelda aru. See, mis on vasakus tulbas, on alati siis vaikimisi tulev teie enda kirjeldus, mis te panite toetuse saamisel kirja ja täitmine on siis see, mida te aruandes panete. Ehk siis väga vabas formaadis anda tagasisidet, et meie hinnangul on hooaeg läinud hästi või halvasti, mis on ellu viidud, mis on olnud tagasiside. Et see on siis see eesmärgi pool. Samuti indikaatorid, sõltub jällegi, milliseid te ise endale seadsite. Et siin on näiteks jällegi öeldud, et üritustest osavõtjate arv 300 inimest oli planeeritud. Siis täitmine on see, et oli 140 inimest, keskmiselt 10 inimest sündmuste jooksul ja rahva rohkem oli talgupäev. Ja niimoodi ka mingid muud asjad, näiteks, mis siinkohal ei õnnestunud, oli huvitav indikaator viia aed üle kogukondlikule juhtimisstiilile, et siin on antud väga hästi ja ausalt tagasisidet, et see lükkub edasi. Nii et see on täiesti normaalne tagasiside. Ja samamoodi tegevused ongi see tegevusplaan, mida te kirja panite ajaliselt, et kas siin on näiteks öeldud, et mõni tegevus jäi ajanappuse tõttu ära või siis toimus midagi teistmoodi.
et see on kõik hästi, jällegi ma ütlen, väga normaalne seda siin niimoodi kirjeldada. Ja lõpetuseks lihtsalt väike ülevaade, et lisamaterjalidesse näiteks siinkohal on pandud nii Facebooki ürituse veebilingid, meediakajastused, kui teil neid tekib, erinevaid fotosid, ka infoplakat, et väga hea ülevaade saab sellest, et mis on päriselt koha peal toimunud lõpuks. Enne kui ma räägin kuluaruandest, kas siin selle just tegevuste elluviimise osa peale on mingeid küsimusi teil? Sisuliselt saab neid asju täitma hakata jooksvalt, eks ole, lihtsalt hooaja jooksul. Ja just, et saate juba praegu minna ja avada selle aruande, vaadata, kuidas ta välja näeb teie jaoks. Ja kui midagi on juba toimunud, juba midagi kirja panna, juba midagi üles laadida, et ta salvestub automaatselt. Nii et ja, see on ka väga hea variant, et mitte teha ta ühe korraga, vaid niimoodi jooksvalt hooaja jooksul. Miks mitte? Jep, selge, aitäh. Kui praegu rohkem küsimusi ei ole, siis lähen edasi, mis puudutab siis toetuse kasutamist. Siin siis on oluline arvestada, et kõik kulud peavad olema tehtud hiljemalt aruande esitamiseks. Et isegi mitte projekti lõpuks, vaid just siis, kui te aruannet esitate. No see tundub, ma arvan, iseenesestmõistetav. Ja see on selle tõttu ka nii, et kui teil on mõni teenusepakkuja, kes esitab arve alati kuu lõpus, mitte siis vahetult, kui ta on selle teenuse teinud, siis ta võib viibida. Nii et selle tõttu on just pigem oluline, et aruande ajaks oleks kõik olemas. Nüüd, mis puudutab kasutamata jäänud toetust, see jälgige, et ei ületaks 5 eurot, sest kui see on üle 5 euro, siis juba peab selle Tallinna linnale tagastama. Muidugi, kui teil juhtub midagi projekti jooksul, et ei õnnestu ellu viia nii, nagu on teist olenemata põhjustel kaasa arvatud ja jääbki kasutamata toetus, siis ei ole midagi hullusta tagasi kanda. Jällegi mitte kuidagi ei sanktsioneeri seda, see ei tähenda, et järgmine kord kindlasti saate vähem toetust, et see nii ei ole. Et meil on juhtunud olukordi, kus on kogukonnaaed, mille kõrval toimus maja remont ja selle tõttu neil põhimõtteliselt jäi pool hooaega täiesti kasutamata ja neil ei olnudki võimalust midagi ellu viia, siis nad lihtsalt kandsid meile tagasi selle raha, mis neil jäi. Et see on täiesti arusaadav ja kuidagi halvasti ei mõju teie mainele. Aga ja, et jälgida lisaks, et lõppkokkuvõttes teil ei oleks ületatud tööjõukulude osakaal. Juba praegu muidugi, kui me toetusi vastu võtsime, me kontrollisime, et see ei oleks üle 60%, aga kui te lõpuks esitate aruande, et see ka nii jääks ja mõeldud on just tööjõukulusid, mis on lepingu alusel. Et kellel teist olid need tööjõu osakaalud, siis neid on oluline jälgida. Siis veel meelde tuletuseks, et kõigil teil on oma finantseering, mis peab olema vähemalt 10%, et see võib olla nii rahaline kui rahaliselt mõõdetav. Et siin on tulnud küsimusi, et kuidas siis sellega on, et kas peabki päriselt leidma kuskilt neid vahendeid, ei pea. Te kõik panustate tohutult palju aega oma enda ajast, nii et see on juba väga oluline ressurss, mida sinna sisse arvestada. Ja taaskord meelde tuletuseks, milleks toetust ei saa kasutada, erinevad meened ja kingitused, neile ei anta toetust, lõivud, ka pangateenustasud, kui teil need on, et neid kindlasti ärge toetusest arvestage. Küll aga, kui te tahate teha aednikele, kellel iganes kingitusi oma projekti jooksul, neid te saate teha oma finantseeringu eest, aga mitte toetuse eest. Et see vahe on lihtsalt sees. Ja kui nüüd on muudatused eelarves, samamoodi väga normaalne juhtum, hinnad muutuvad turul või mingid vajadused muutuvad, et ei pea igat asja minuga kindlasti kooskõlastama.
Oluline on arvestada, et kogu toetuse summa kindlasti ei saa muutuda ja et te jälgiksite, et oma finantseeringu osakaal ei oleks alla 10% lõpuks, kui te tegevuse õigemini kuluaruannet esitate ja täidate. Ja jällegi, kui teil kuhugi oli planeeritud 105 eurot, aga läks 100 eurot, siis see vahe on nii väike minimaalne, et ei pea olema sendi ja euro täpsusega täpselt see, mida te algselt planeerisite. Kui on nüüd suuremad muudatused, näiteks te lisate sinna mingi kulurea, ehk siis teil tekkis mingi täiesti uus vajadus või kui need summa erinevused on väga suured, siis neid kindlasti peab kooskõlastama. Seda saab teha väga lihtsal moel, et võtate minuga ühendust, kas kirjutate või helistate. Võib alustuseks helistada, lihtsalt läbi rääkida, kui on teile mugavam. Pärast hiljem me teeme kindlasti mingi meilivahetuse, et oleks kirjalikult see ka olemas. Aga lõppkokkuvõttes sõnum on see, et igasugused muudatused projekti jooksul on väga normaalsed, et neid ei tasu karta. Ja lõpuks kuluaruande osas iga teie tehtud kulu kohta peab olema 2 faili, mida te üles laete. Üks on kuludokument, milleks võib olla kas arve või leping või kassatšekk, mida iganes. See on tõestus selleks, et kulul on olnud mingi alus ja kui me vaatame üle, siis me näeme, mis on selle kulu sisu. Ja teine fail on panga väljavõte või maksekorraldus, mis näitab, et see kulu on päriselt ka teie kontolt välja läinud. Ehk siis, et ei ole fiktiivne arve põhimõtteliselt. Ja lepingute puhul, kui te tasute endale töötasu, siis see on ka ikkagi on tulnud ette, et te maksate ju nii sellele konkreetsele inimesele, pangakontole selle tasu, kui ka maksate ka makse, et nende mõlema kohta peab olema ka maksekorraldus, kui te mõlemat toetusest siis kasutate. Et see on ka oluline. Ja mis puudutab nüüd oma finantseeringu kulusid, siis nende kohta me ei nõua neid kuludokumente, küll aga on võimalik, et me neid küsime juhul, kui me peame vajalikuks. Mul ei ole ühtegi olukorda olnud, kus ma oleks neid küsinud või tahtnud näha, aga lõppkokkuvõttes võib see ette tulla teil tulevikus, kui te saate mingit muud toetust Tallinna linnalt. Et mis puudutab näiteks vabatahtlikku tööd, siis selle aluseks on vabatahtlike päevik, kus on kirjas näiteks Exceli formaadis, kes mis kuupäeval ja kui palju tegi mingit tööd. Et see on juba piisav dokument nii-öelda või siis mingi muu sarnane dokument, aga üldjoontest ei pea sellele mõtlema, et oluline on see, et toetusest kantud kuludega oleks kõik korras ja hästi korrektne. Ja siin on näide, kui te lõpuks hakkate täitma, et lihtsalt teil oleks korraks silme ees, et võib-olla hiljem siis on teie jaoks tuttavlikum, et siin on üles laetud kuludokument, milleks on siis töötasu, siia on pandud failiks konkreetne leping ja dokumendi lisadena ongi üles laetud siis maksekorraldus, nii see, mis on kantud inimesele, kui ka see, mis olid lõpuks need maksud. Ja kuna kanti inimesele 2 osas, siis selle tõttu on neid siin rohkem. Siis et selline väike näide, kuidas ta lõpuks peab välja nägema. Ja tegelikkuses rohkem minu poolt juttu ei olegi, oli väga lühike. Küsige veel julgelt, kui teil midagi on jäänud arusaamatuks. Esmasalt tundub, et kõik on selge ja arusaadav. No tore. Igal juhul, kui tekib mingid küsimusi, minu kontaktid on teil olemas. Saate jälgida üldiseid tegevusi, mis toimub meil linnaaianduses meie kodulehel tallinn.ee/linnaaiandus ja tõesti, kes on Facebooki kasutajad,
ja ei ole veel liitunud selle Söödav linn Tallinn grupiga, julgelt liituge, jagage seal infot. Juba paljud, kes on oma hooaega alustanud, on oma üritusi seal postitanud. Näiteks 22. aprillil õhtul toimub rattaretk mööda Lasnamäe kogukonnaaedu ja muide Toomas ka Tondiraba aed on seal marsruudil esimesena, et me tuleme teile külla. Vot. Mul on selline küsimus, mis ei ole tegelikult seotud võib-olla otseselt selle tänase teemaga, aga lihtsalt ma vaatasin just selle linnaaianduse kodukat. Ma vaatasin, et seal on kahetsusväärselt vähe informatsiooni on inglise keeles ja kas selle kohta on äkki mõeldud midagi või kas seal saaks midagi aidata? See on väga hea tähelepanek ja olen mõelnud, ei ole lihtsalt jõudnud selleni, tahaks olulised tekstid kõik tõlkida nii inglise keelde kui ka vene keelde, kuna tegelikult venekeelseid elanikke meil on väga palju. Kui sa oled huvitatud aidata tõlkega, siis hea meelega kasutada võimalust. Aga ja, see on väga õige, et meil kindlasti peaks olema inglise keeles ka info ja eesmärk on sellel aastal see kindlasti tekitada sinna. Kas on juhuslikult kellelgi veel midagi või mingeid muid kommentaare? Tahate midagi jagada? Mul on võib-olla ka selle kodulehekülje koha pealt, et kas sinna tulevad nende kõigi uute linnaaedade kirjeldused ka, et seal on need linnaaed ära. Ja just ka sain just täna uue kujunduse, just selle pildi, mis seal kõik alguses on ja sinna siis riburada hakkan uuendama ka neid kirjeldusi. Nii et tegelikult küsin ka täitsa üle mingil hetkel uutel kogukonnaaedadelt, kaasa arvatud siis ka sinult, et milline kirjeldus võiks seal olla. Mul on võib-olla kõige keerulisem otsustada, et millise pildi ma sinna panen. Sest et hetkel ju kogukonnaaiad uued alles luuakse, et mingisugune visuaal samas võiks seal juba olla. Et seda saab siis koos mõelda. No midagi saab leida sinna algatuseks, asenduseks, ma arvan. Just, aga ja kindlasti tuleb sinna info. Ma küll ei tea, kui palju seda kasutatakse küll, aga me väga tihti suuname sinna inimesi, et vaadata kogu seda infot ja üles leida. Ma korra küsiks ka, et see seal Facebookis oli väike jutt sellest, et kulude osas, et kui minul on nagu plaanis, et meil tuleb ilmselt väga palju selliseid väikseid poeskäike ja väikseid kulusid ka, et kas siis ikkagi või on see aktsepteeritav praegu, et ma teen näiteks ise selle kulu ära ja siis pärast see toetuse taotleja, siis selts nagu hüvitab mulle ja ma tõendan niimoodi edasi. See on väga hea küsimus ja see on tekitanud juba eelmisel aastal hästi palju arutelu. Antud olukord on selline, et minu tõlgendus sellest korrast erineb siis minu kolleegi vaatenurgast. Minu nägemus on see, et kuluaruanded on täiesti aktsepteeritavad ja seda on ka varem tehtud. Jällegi tema on rangem, et peaksid olema ainult siis selle taotleja pangakaardiga tehtud kulud poes. Ja ma praegu olen siis sellel teel, et ma pöördun meie õigusteenistuse poole, et saada konkreetne seisukoht, sest praegu on üks ametniku tõlgendus teise ametniku tõlgenduse vastu, et tegelikult siin peaksid juristid natukene aitama. Nii et antud juhul ma arvan, et midagi ei juhtu, kui see kuluaruanne seal on, et ma arvan, et me leiame selle viisi ikkagi selle aktsepteerida. Aga kui on vähegi võimalik, siis tegelikult võiks olla toetaja või õigemini taotleja pangakaardiga, ehk siis selle organisatsiooni pangakaardiga tehtud võimalusel. Aga ma tõesti loodan, et ma suudan selle kuu jooksul selle seisukoha juristilt saada, et ma saaksin teile konkreetsemalt öelda, kuidas käituda. Kus see kirjas on see nõue? Ma võib-olla saan aidata sul seda nagu tõlgendada.
Ja ma võin seda täitsa jagada hea meelega. Ma ei tea, kas just konkreetselt praegu, Ja mulle sa võid aga kirjutada lihtsalt, et siis Facebooki seal juures on, seda tekib. jah, seal on nii pidi see sõnastatud, et võib mõista ühelt ja ühelt poolt ja teiselt poolt, et sisuliselt seal on öeldud, et abikõlbulikud on ainult kulud, mis on tehtud taotleja kontolt. Aga lõpuks see kuluaruanne ongi tehtud taotleja kontolt, kuigi jah, algsed tšekid ei ole, aga kuluaruanne ju on. Nii et sellega minu arvates ei peaks üldse küsimusi tekkima, aga samas mõnel tekib. Nii et kui ei ole selge punkt korras, siis minu hinnangul ei tohiks nõuda ka selle täitmist kuidagi teisel viisil. Ma ei tea, kui ma ei oska seda paremini selgitada, aga minuga on nõus väga paljud ka teised menetlejad, kes tegelevad üle Tallinna erinevate taotlustega, et see ei ole ainult seotud meiega tegelikult. See on lihtsalt juba ebamõistlik, kui me hakkame, see nagu piirab nii väikeste kulude osas nagu sellist piirangut teha täiesti nagu põhimõtteliselt on lihtsam siis, nagu ma juba rääkisin ka eelmine kord. Kui ma olin ise selle sama jama ees, et see piirab nagu tegevust oluliselt. Ja mõistan, absoluutselt. Ma tegelikult usun, et me jõuame selleni, et kuluaruanded on kõik aktsepteeritavad, aga kuna ma olen praegu niisuguses olukorras, kus mulle üks vanem kolleeg ütleb, et on vaja nii teha, siis ma natukene ebalen. Aru saada. Aitäh.